Head kuulajad ja vaatajad. Äsja lõppenud 62. Müncheni julgeolekukonverents erines oma üldtoonilt sellele eelnenust märkimisväärselt. Kui aasta varem põhiettekande pidanud USA asepresident J.D. Vance'i järsk sõnum lõi kohale tulnutel hinge kinni, siis tänavune USA välisminister Marco Rubio etteaste andis kauaoodatud selguse. Kinnituse, et oluliselt mahendatud ühtsuse retoorika taga seisab uus külm reaalsus. USA ja nii-öelda Euroopa positsioonide ning poliitikate põhimõtteline lahknevus, mida ei saa enam püüdlike pooside võtmisega varjata. Kuigi Rubio sõnum oli diplomaatiliselt pakendatud, esitas ta siiski klassikalisi maaga jutupunkte. USA toetab partnerlust Euroopaga, aga kutsub üles ühinema Trumpi uue maailmakorraga. USA ei soovi näha, kuidas liitlased õigustavad praegust katkist status quo'd, selle asemel, et kaaluda, mida selle parandamiseks ette võtta. Samuti puudub USA'l igasugune huvi olla läänemaailma juhitud allakäigu viisakas ja korralik manageerija. Koos on tehtud vigu, muuhulgas allutud kliimakultusele, laiendatud riigikaitse arvelt heaoluühiskonna mudelit, võetud omaks globaliseerumine ja piirideta maailm, kus igaüks on maailma kodanik. Nüüd ollakse kohustatud nendele faktidele otsa vaatama ja edasi liikuma. USA eelistus ja lootus on teha seda koos oma Euroopa sõpradega, aga pangem hästi tähele. Eelistus ja lootus on midagi põhimõtteliselt erinevat kui vältimatu vajadus või möödapääsmatu kohustus. And I'm here today to leave it clear that America is charting the path for a new century of prosperity and that once again we want to do it together with you, our cherished allies and our oldest friends. We want to do it together with you, with a Europe that is proud of its heritage and of its history, with a Europe that has the spirit of creation and liberty that sent ships out into uncharted seas and birthed our civilization, with a Europe that has the means to defend itself and the will to survive. We should be proud of what we achieved together in the last century, but now we must confront and embrace the opportunities of a new one. Because yesterday is over. The future is inevitable. And our destiny together awaits. Thank you. Märgiline on kindlasti ka see, et Euroopa poolt endale ise eksistentsiaalseks mõeldud Venemaa ja Ukraina konflikt jäi Rubiol teemana sootuks käsitlemata. Ja siingi põrkuvad eurooplaste taasleitud pühendumus reeglitepõhisele maailmakorrale ja USA strateegiline reaalpoliitika. Samuti ilmnevad siin konkureerivad narratiivid Euroopa Liidu koha ja tegevuse kohta mitte ainult globaalsel areenil, vaid ka Euroopas. Vaatamata ainuüksi viimase julgeolekukonverentsi raames korraldatud arvukatele paneelidele ja sadadele kahepoolsetele kohtumistele domineeris ikkagi stiliseeritud debatt, ilma et tõsiselt võetav üksmeel oleks end ilmutanud. Kindlasti ei olnud need vastuolud juhuslikud, vaid peegeldavad sügavamaid struktuurilisi suundumusi globaalses poliitikas. Nihkuvat jõudude tasakaalu, erinevaid strateegilisi kultuure ning konkureerivaid visioone julgeolekust ja valitsemisest. München demonstreeris seni kehtinud rahvusvahelise korra killustumist, Atlandi-üleste suhete ümberkujunemist ja endiselt strateegilise autonoomia poole püüdlevat Euroopat. Iseenesest ju ei midagi uut. Räägitud on kõigest sellest juba üle 5 aasta. Siinkohal tuleb korraks peatuda ja rõhutada üht lihtsat, ent põhimõttelise tähtsusega asja, mis võib jääda kergesti märkamatuks. Nimelt, kui üksikisiku tasandil mõistame autonoomial isiku võimet ja võimalust omada võimu oma tegude üle ning kujundada oma elu vastavalt omaenda veendumustele ja huvidele, siis riiklikul tasandil vaadelduna tähendab autonoomia vaid osalist, piiratud iseseisvust. See ei tähenda suveräänsust. Tegu on 2 eraldiseisva kontseptsiooniga.
Ajal, mil riikide enesemääramisõigus, ent samal ajal ka sidusus ja usutavad partnerlussuhted on olulisemad kui kunagi varem, saavad semantilised sõnademängud vaid suurendada segadust ja kõhklusi. Aga strateegiline autonoomia kui mõiste ja veelgi enam selle poliitilise eesmärgi kitsaskohad ei peitu pelgalt sõnapaari vastuolulisuses, vaid ka teadlikult kujundatud kontseptuaalses ebamäärasuses. Just samuti, nagu vastavas Brüsseli strateegiadokumendis vahelduvad tahtlikult hägustatud viited Euroopa Liidule ja Euroopale. Näiteks sõnastatakse, et Euroopa Liidu strateegilise autonoomia üle peetava arutelu põhieelduseks on see, et Euroopa on entiteet, mis on võimeline ise otsuseid langetama ja oma tulevikku määrama. Selge see, et ebamäärase tähenduse ja vaieldava tõeväärtusega vundamendile on raske, et mitte öelda võimatu kindlastruktuurilist pealisehitist rajada. Nii ongi ootuspärane, et geopoliitiliste protsesside kontekstis on hoomamatu Euroopa jooksvatest arengutest stabiilselt sammu või isegi mitu sammu maas. Nii ähmastes visioonides, kinnijooksnud ja loosungeid kordavas retoorikas, kui mõistagi ka tegudes, mis eeldaksid plaani. Kuigi eesmärgina ihaletakse justkui suveräänsust kui staatust, kus ei alluta ühelegi kõrgemale poliitilisele võimule, deklareeritakse kontseptsioonidokumentides ikkagi autonoomiat kui vaid piiratud iseseisvust kellegi alluvuses. Sõjalist nõrkust ja majanduslikku kuhtumist püütakse kompenseerida jätkuva eneseupitusliku moraliseeriva hoiakuga. USA uuele jõupoliitilisele liinile reageerib Euroliit põlastavate ja lapsikult teatraalsete grimassidega, samas aastatakse USA kardetava eemaldumise üle. Ei olegi siis põhjust imestada, et ajahädale viidates ei liitunud Rubio Ukraina kontaktgrupi kohtumisega ega leidnud aega ka kohtumiseks Euroliidu kõrge välisesindaja Kaja Kallasega, vaid külastas selle asemel hoopis Ungarit ja Slovakkiat, kohtudes Bratislavas Robert Fico ja Budapestis Viktor Orbaniga. Ja tulemus? Kõnealused jätkavad soodsaid diile nii USA kui ka Venemaaga. Ungari, allkirjastades USA poolt välja kuulutatud tsiviil- ja tuumaenergia koostöölepingu, jääb samas Venemaa suurimaks energiakliendiks Euroopas. See on ilmekas tõendus, et eeldatavat USA kaitsekilpi on võimalik mitte ainult säilitada, vaid ka oluliselt tugevdada ilma oma riigi majandust hävitamata. Ühtlasi on see arusaam, mis hakkab juba mitmetes Euroliidu liikmesriikides arglikult kandepinda leidma, aga millega Brüssel ei suuda põhimõtteliselt resoneeruda. Reaalse maailma tunnistamine tähendaks endast moraalselt madalamaks peetavate ees kapituleerumist, ja see on välistatud. Seda isegi sisemise vaimse lõhenemise hinnaga. Nii ongi endiselt päevakorras kaks teineteisele selgelt vastanduvat narratiivi. Ühelt poolt ebamäärane õiglane rahu Ukrainas, reparatsioonide sissenõudmine ilmselgelt sõda kaotavalt Venemaalt ja sõjakurjategijate kohtupinki vedamine. Teiselt poolt aga Euroopas säilinud tööstuspotentsiaalid sõjatööstuse vajadustele ümberkalibreerimine, vastamaks hiljemalt paari aasta pärast algavale Venemaa suurinvasioonile. Küsimus sellest, kuidas peaks suurinvasiooni Euroopasse teostama Venemaa, mis on osutunud ainuüksi Ida-Ukrainas täiesti saamatuks, jääb järjepidevalt tähelepanuta. Praegu aga, nagu väljendus Euroliidu kõrge esindaja Kaja Kallas, on suurimaks ohuks see, et Venemaa saavutab läbirääkimiste laua taga rohkem kui lahinguväljal. Selle osutuse praktiliseks järelduseks on muidugi hoiak, et Venemaaga ei tohiks mingeid läbirääkimisi pidada. Kallase sõnul on Venemaa 1,2 miljoni inimohvri hinnaga 2014. aasta rindejoonest vaevu edasi liikunud, aga samal ajal jätkab Moskva ebareaalsete nõudmiste esitamist. Ehk siis Venemaa on katki, tema majandus on tükkideks raiutud, ta on Euroopa energiaturgudest lahti ühendatud, tema kodanikud põgenevad ja armee on verest tühjaks jooksmas. Aga ikkagi on Lissabonil ühes ülejäänud Euroopaga päramine aeg tankitõkete rajamiseks. But let's be clear-eyed about Russia. Russia is no superpower. After more than a decade of a conflict, including 4 years of full-scale war in Ukraine, Russia has barely advanced beyond the 2014 lines. And the cost? 1.2 million casualties. Today, Russia is broken. Its economy is in shreds. It is disconnected from the European energy markets, and its own citizens are fleeing. In fact, the greatest threat Russia presents right now is that it gains more at the negotiation table than it has achieved on the battlefield.
Kallase piinlikult primitiivsetest, aga talle omase lakkamatu irvega esitatud etteastetest Müncheni konverentsil võiks eraldi pikemalt rääkida, aga mitte täna. Siinkohal piisab ühest osutusest meie raudse leedi sõnavõtule paneelis, kus osales ka Trumpi endine julgeolekunõunik ja USA praegune esindaja ÜRO juures Michael Waltz. Nimelt püüdis Kallas džungliseaduste nüanssidele appelleerides teha Waltzile selgeks, et tegelikult vajab USA Euroopat, mitte vastupidi. In the beginning you said also that is it that actually the rules of jungle and the might makes right actually has always been there? And one might say that is true, that those who have the power have had different rules. But even in jungle, animals cooperate. And so you are better off when you work with others. And if you think, in the global, if we take the superpowers, what is actually the difference, when for example, Russia goes to war, they go alone because they don't have allies. When America goes to wars, then, a lot of us go with you and we lose our people on the way. So that means that you also need us in your to be this superpower. Because if we look at the bigger picture, in terms of economic might, China is a very, very powerful country. In terms of military might as well. So what is the difference between you and the other superpowers so far is the allies. Aasta tagasi kuuma teemana üleval olnud nii-öelda tahtekoalitsiooni formaat hingitseb varjusurmas, aga selle apostlid püüavad endiselt tühisõnalisi loosungeid lehvimas hoida ja seeläbi ennast upitada. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles Münchenis, et Euroopa peab geopoliitiliseks jõuks saamiseks sammu kiirendama. Friedrich Merz märkis, et USA üleilmne liidripositsioon on Donald Trumpi presidendiks olemise ajal vaidlustatud ja võib-olla isegi maha mängitud, aga Saksamaa on seevastu tõusmas. Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer kinnitas, et tegelikult seisab Euroopa julgeoleku südames hoopis Suurbritannia. Brittide reaalsest sõjalisest jõust, õigemini selle puudumisest, olen korduvalt rääkinud oma eelmise hooaja kommentaarides. Võrreldes kirja pandud võimekusega on Suurbritannia relvajõud tegelikult vaid kestpaberil. Puudub isegi elementaarne riiklik kaitseplaan, rääkimata arvestatavast võimesiirde valmidusest konventsionaalse sõjalise konflikti korral. Macroni osas ollakse üksmeelsed. Tal on ületamatuid raskusi ainuüksi Prantsusmaa juhtimisega, rääkimata Euroopa julgeoleku taassünni eestvedamisest. Meedia valgustab meid, et Venemaa majandus ja sõjaline potentsiaal nõrgeneb iga päevaga, Ukraina sõda on Moskva ambitsioonid purustanud ja riigi järgnevateks aastakümneteks välja kurnanud. Aga sellest hoolimata teatasid Briti kaitseväe ülemjuhataja ja Saksamaa relvajõudude juhataja Müncheni konverentsile ajastatud ühisavalduses, et Venemaa tähelepanu raskuspunkt on nüüd, tsiteerin, otsustavalt läände nihkunud ning seetõttu on Euroopa julgeoleku tagamisel vaja põhimõttelist käigumuutust. Vahetule ja vältimatule sõjahuule viidates kutsuti avalikust üles nõustuma jõulise taasrelvastumise ja sellega kaasnevate hiiglaslike kuludega. Armeejuhid teatasid, et nad esitavad palve häälena Euroopale, mis peab nüüd silmitsi seisma ebamugavate tõdedega oma julgeoleku kohta. Ja et ettevõtmisel on moraalne mõõde. Pole saladus, et Euroopa ühiskondades on kasvamas märkimisväärne vastumeelsus kaitsekulude tõusuga kaasnevate majandusraskuste aktsepteerimisele. Näiteks Suurbritannias näitas veebruaris läbi viidud küsitlus, et maksutõuse või kulude kärpimist suuremate kaitsekulutuste tegemiseks pooldab vaid napp veerand vastanutest. Ja mis seal imestadagi, teadmises, et väga sageli on kaitsetööstus vaid lobiskeem, mis teenib eesmärki pumbata välja hiiglaslikke riigi toetusi, mitte luua riigile reaalset ja ka reaalselt vajalikku kaitsevõimet. Eesti meediastki võib sageli lugeda ilusaid lugusid Eesti kaitsetööstuse imedest, kuid pärast sadade miljonite eurode tuulutamist on reaalsus endiselt see, et isegi nii lihtsat asja nagu püssikuul ei suudeta Eestis toota, suurtüki mürskudest rääkimata. Saksamaa ja Prantsusmaa valijad toetavad eelmise aastaga võrreldes veelgi vähem kaitseeelarvete tõstmist, kui see tähendaks muude riiklike investeeringute vähendamist. Aga siin tulebki mängu niinimetatud moraalne mõõde. Rahvas kas mõistab või sunnitakse mõistma olukorra möödapääsmatust. Nagu öeldakse, kes kuulda ei taha, peab tunda saama.
sest otsused on ju langetatud ja need ei kuulu vaidlustamisele. Pärast orkestreeritud finantskriisi, niinimetatud rohepööret ja pandeemiat oleme nüüd jõuga sunnitud osalema ka sõjalavastuses. Spektaakel, nagu selle eelnevatki vaatused, neelab enneolematus mahus raha, aga tulemustest või täpsemalt nende puudumisest peab iga tõeline patrioot piinlikkusega mööda vaatama. Aasta tagasi lubas Merz, et Saksamaa võtab NATO idatiiva kaitsmise enda hooleks ja Leetu paigutatakse alaliselt 5000-meheline brigaad. Tänaseks ollakse ka sunnitud tunnistama, et vabatahtlikult registreerus selle plaani teostamiseks vaid 209 sõdurit. Seetõttu kaalutakse sunnimeetmeid, kuid need omavad potentsiaali põhjustada Saksamaal siseriiklikku turbulentsi. Pidades silmas, et brigaadi ülesandeks pidi saama usutava heidutuse tekitamine, on olukord pehmelt öeldes tragikoomiline. Ei ole heidutuse muljetki, rääkimata selle usutavusest. Mõistagi ei tähenda sellised ilmselged läbikukkumised kramplike pooside võtmise lõpetamist. Näiteks välisminister Margus Tsahkna lükkas Münchenis tagasi väited, et Eesti kuulub Euroopa kõige haavatavamate riikide hulka, nimetades seda libauudiseks ning lisades sõjakalt, et kui Venemaa peaks sisse tungima, kannab Eesti sõjategevus üle Venemaa territooriumile, sügavale sisemusse. Korrates valelikku mantrat, et NATO on tugevam ja ühtsem kui kunagi varem, möönis Tsahkna siiski, et on mures poliitilise tahte pärast. Et kas Euroopa ikka on valmis otsuseid langetama, vastu astuma, tugevamaks muutuma. Mr. Tsahkna, thank you very much for joining DW. Now, Estonia, of course, is considered one of the most vulnerable members of NATO, considering the scenarios that people worry about in the future, potential Russian attack, testing NATO's responses. Do you feel reassured by what has happened this weekend, particularly the speech made by the US Secretary of State Marco Rubio that many talk as a sign of reassurance? Actually, the story that Estonia is one of the most vulnerable countries in Europe is a fake news. We know exactly what to do. We prepare for a Russian probable invasion, and the deterrence is really strong. And essentially I think what people see is that Estonia might be one of the first targets. Yeah, this is like a classical understanding about the invasion, and if you see the map, that it's very logical. But in real life, what we do is that we are increasing heavily our capabilities. I think that NATO is stronger than ever before. We have new defense plans already since Vilnius, and it means that we are not waiting if Russia is coming to our territories and then we're fighting back. We will bring the war to Russia. Deep strike capabilities, it will be there. But what we are concerned is actually the political will. We are concerned about Europe, that if Europe is ready actually to make a decisions, to stand up, to be stronger, and it was exactly the topic what we were talking here in Munich all these days. Hiljuti nentis peaminister Kristen Michal, et Ukraina inimeste külma ja pimedasse jätmine on Venemaa taktika, mis lähtub eesmärgist külvata lootusetust. Michal lubas, et Eesti leiab kindlasti võimalusi selleks, et ukrainlaste, tsiteerin, toad oleksid soojad ja tuled põlemas. Samas on rekordkõrgete elektrihindadega Eestis ainuüksi käesoleva aasta esimese pooleteise kuuga hukkunud alajahtumise tõttu 11 inimest, kusjuures enamik külmaohvreid suri oma kodus. Soovimata teadvustada Müncheni sõnumit ja mängides endiselt endale sobilike tõlgendustega, oleme jäätunud ohtlikesse kinnisnarratiividesse. Loodetavasti antakse meile veel võimalus need üles sulatada ja kurssi muuta, sest praegu on meie vaimukambrid külmad ja tuled ei põle. Aga nagu olen toonitanud paljudel kordadel, ei ole meil lootust parematele väljavaadetele, kui me ei suuda öelda lahti meile esitatud narratiivide baasvaledest ja taastada ausameelset alushoiakut. Ühtede valede asendamine teistega on sama perspektiivitu kui vanade valede korrutamine. Selles mõttes on valus jälgida Eesti avalikkuses väljendatud või ka väljendamata jäetud hoiakuid seonduvalt parasjagu ettevalmistatava Iraani vastase sõjategevusega. Kuulda pole pea ühtegi häält, mis ütleks avalikult välja, et mitte ainult poleks USA sõjategevus Iraanis grammigi vähem õigusvastane kui Venemaa sõjategevus Ukrainas, vaid et järjekordse USA sõja algatamine oleks vastuolus ka baaslubadustega, millele toetudes Trump üleüldse võimule tuli. Kõik need, kes on karjunud oma hääle kähedaks, mõistes hukka Ukraina sõda, on nüüd Iraani vastase sõja lähenemist jälgides tasaselt vait. Ja ju ollakse vait ka siis, kui see sõda peakski algama. Või siis asutakse seda õigustama, valede abil musta valgeks rääkima.
Kui see sõjategevus tõesti käivitub, nagu lähinädalateks prognoositakse, siis ühtlasi leiab taas kinnitust mitte ainult see, et USA sõjamasinad kasutatakse ennekõike Iisraeli, mitte USA huvides, vaid ka tõsiasi, et suures plaanis pole erilist vahet, kes USA's võimul on. Maailma suurima sõjamasina kaudu geopoliitilisel areenil väljamängitav agenda on laias laastus ikka sama. Tänaseks tänan teid aga kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui soovite minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Soovin teile rahulikku nädalavahetust. Members of Congress, I now have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel.